Tere tulemast Helisalu häälekooli 4. episoodi vaatama. Tänaseks teemaks on hääle õhulisus. Kui sa tunned, et su hääl on nõrk, ei kandu kaugele ja tundub õhuline ja vaikne, siis võib olla probleemiks, et su häälepaelad ei sulgu korralikult. Ma teen ühe näite. Laula, laula veel või siis laula, laula veel. Viimasel juhul minu häälepaelad ei sulgunud, aga selle vastu on olemas üks väga hea harjutus, mida järjepidevalt tehes sa saad kindlasti oma häälepaelad paremini sulguma. Mõnel võtab see aega ainult paarid korrad, mõnel natuke rohkem. Et lihased õpiksid uusi selliseid sooritusi siis tegema. Harjutus käib niimoodi, et me sulgeme oma häälepaelad korralikult, nagu hoiaksid hinge kinni. Me teeme seda siis, kui me köhatame või neelatame, kui me teeme sellist häälitsust nagu o-o. Ja harjutus käib niimoodi. O-o-o, a-a-a, e-e-e, i-i-i või siis a-e-i-o-u. Ise vali endale häälik, mis sulle meeldib või vali need kõik. Ja ole tähelepanelik, et sa üle ei pinguta, et see start sinu häälepaeltes oleks kerge ja pehme, sest kui sa lähed liiga tugevalt neid kokku suruma, mis võib-olla kõlab umbes nii, e-i-o-u, sa võid oma häälepaelu kõvasti traumeerida. Ma praegu tunnen üsna ebamugavat olukorda oma neelus. Ole hästi kannatlik ja järjepidev, a-e-i-o-u, ja sinu hääl saab hoopis teise mõõtme. Ma soovin sulle head harjutamist.